Nüüd me räägime natukene sellest, et kui ma olen oma esitluse jõudnud oma tööga sinna maani, et teil on sisuslaidid olemas, tiitel on paigas, sisu on olemas ja nüüd te tahaksite seda esitlust kujundada. See tähendab, et kasutada kujunduspõhja, mingeid värve, mingeid paigutusi, mingeid tekste. Seda kõike on võimalik käsitsi teha, aga on olemas ka siis spetsiaalsed kujundusmallid, mida te saate rakendada. Te leiate nad juhtlehed valiku alt ja siin on ära toodud siis erinevad kujundusmallid. Ja nende rakendamine on väga lihtne. Üks klõps kujundusmallil, mida te sooviksite kasutada. Ja vastavalt siis näete, et teie esitluse slaidid ka kõik muutusid. Või näiteks selline. Esitluse puhul, mida siin kindlasti tasub jälgida, on see, et mida te esitlete ja kellele vastavalt sellele siis ka kujundus, kui ergas või kui niisugune rahulik see peaks olema. Üldiselt võib öelda, et peaks olema sarnase joonega, nii nagu kujundusmall ka pakub, et iga slaid on nii-öelda ühes stiilis, ei ole nii, et üks on punane, teine on kollane, kolmas on sinine. Ja kindlasti tasub jälgida seda, et silmal oleks hea jälgida. Et ei oleks väga nii-öelda rasket kujundus, väga erksad värvid, mis siis vastavalt väsitavad. Selle kujundusmalli kohta siin, mida võib-olla veel teadma peaks, et ta kindlasti kätkeb endas seda taustavärvi ja kujundust, aga siin alla käib ka see, kus kohas asuvad paigutused, tekstilahtrid, mis stiili teksti kasutatakse, mis suurust, mis värvi. Nii et see on selline kujundusmall on selline põhjalik element, mis tegelikult näete võrreldes algsega, muudab asukohad ära, muudab värvid, muudab kirjas stiilid ja nii edasi. Aga soovituslik oleks minu poolt see, et valige endale sobiv võib-olla kujundus siis, kui teil on sisuslaidid valmis. Sellepärast, et siis te saate parema ülevaate, kuidas teil ikkagi see esitlus välja nägema hakkab, juhul kui te nüüd mingi kujundusmalli siit valite.